Trullige matid lahti. Rahvusvaheline joogapäev levib üle Iisraeli. India saatkond tähistab 12. iga-aastast tähistamist üritustega üle kogu riigi. Selle aasta teemaks on jooga tervislikuks vananemiseks, rõhutades jooga rolli füüsilises, vaimses ja emotsionaalses heaolus. Pidustused kulmineeruvad pühapäeval Tel Avivi sadamas päikeseloojangu kogunemise ja 108 päikesetervitusega, kust avaneb vaade Vahemerele. Minuga on süüd stuudios, et anda meile rohkem ülevaateid Seili Narayan Metre, India kultuurikeskuse direktor. Seili, aitäh, et oled minuga I24 News ingliskeelses stuudios. Shalom, aitäh, namaste. Mida saad mulle veel rahvusvahelisest joogapäevast rääkida? Milliseid üritusi võime pühapäeval oodata? Tegelikult kõigepealt suur aitäh, et mind kutsusid. On väga tore siin jälle olla. Ma olen siin ka varem korra olnud, nii et las ma vastan nüüd sinu küsimusele. Samal ajal, kui me räägime, tähistab meie saatkond rahvusvahelist joogapäeva üritustega Beershevas ja Ashdodis. Sel nädalal korraldasime Jeruusalemmas erilise joogaürituse, kus 100 inimesed kogunesid vanalinna müüride äärde ja me tegime koos joogat. Ja sel nädalal, nagu sa ütlesid, tegelikult ütlesid sa peaaegu kõik, mida ma ise tahtsin öelda, aga lubage mul lisada, et pühapäeval 21. juunil tähistatakse kogu maailmas rahvusvahelist joogapäeva. Meil toimub ilmselt suurim rahvusvahelise joogapäeva kogunemine Iisraelis Tel Avivi sadamas, kuhu te olete kutsutud. Ja ma kutsun kõiki teie vaatajaid liituma meiega 21. juunil. Te ütlete, et see on päev, mida tähistatakse üle kogu maailma. Kuidas see kõik alguse sai? Ma saan aru, et see oli peaminister Narendra Modi algatus umbes 12 aastat tagasi. Jah, teil on õigus. Nii et austatud peaminister härra Modi tegi ÜROs ettepaneku, et jooga on inimkonnale kingitus ja seda tuleks tähistada üle kogu maailma. Ja 21. juunit ta tegi ettepaneku tähistada rahvusvahelise joogapäevana. Ja see sai enneolematu toetuse enamikud maailma riikidelt. Ja see ei jäänud ainult rahvusvaheliseks tähtpäevaks, sellest sai ülemaailmne liikumine. Ja nüüd 21. juunil ning isegi enne ja pärast seda näeme, kuidas inimesed üle kogu mandri tegelevad joogaga, laotavad oma matid laiali ja loovad ühenduse iseendaga. Mida see tähendab India kultuuri jaoks Iisraelis? Kuidas aitab see edendada India kultuuri kogu juudi riigis? See on tegelikult hea küsimus. Lubage mul tsiteerida üht Iisraeli uuringut, mille viis läbi Hillel Lafe meditsiinikeskus, kus nad avastasid järgmist. Õed ja arstid, kes tegelevad joogaga, tulevad stressiga paremini toime kui need, kes tavaliselt regulaarselt joogaga ei tegele. Ja need õed ütlesid, et see on Iisraeli jaoks psühholoogiline rauast kuppel. See näitab, kui suur osa joogal on iisraelaste elus. Ja ma sain sellest veelgi paremini aru, kui siia tulin ja nägin, et randades, Surnumere ääres, Massadas, igal pool harrastavad inimesed joogat. Nii et on väga oluline, nagu ma ütlesin, et jooga juured on pärit Indiast. Ja kui ma kohtun mõne Iisraeli inimesega, kes harrastab joogat, siis on tema side Indiaga veelgi tugevam ja sügavam. Kuidas veel töötab India kultuurikeskus nende sidemete laiendamise nimel kogu aasta vältel? Jah, India kultuurikeskus Tel Avivis korraldab aasta jooksul mitmeid üritusi. Mul oleks väga hea meel teie kuulajatele öelda, et meil on siin India tantsuõpetaja ja India muusikaõpetajad, kes õpetavad siin India klassikalist kataki tantsu ja hindustani muusikat. Lisaks sellele korraldame ka regulaarselt joogatunde ja töötubasid. Me võõrustame ka Iisraeli kunstnikke, sest paljud iisraelased on käinud Indias, õppinud India kunsti ja nüüd levitavad seda. Nad on samuti meie kultuurisaadikud, seega võõrustame neid keskuses. Lisaks sellele tegutseme ka haridusvaldkonnas. Me tutvustame stipendiumi võimalusi, et iisraelased saaksid minna Indiasse õppima. Uskumatu, kõik see, mida te teete. Silei, ma tean, et me istume ja meil on mikrofonid küljes, nii et see on keeruline. Aga kas on mõni joogaasend, mida saaksid mulle praegu näidata, et meid rahustada ja pühapäevaks ette valmistada? Tegelikult on see väga lihtne ja see näitab meile ka, kui lihtne on harjutada ning kuidas see meid ühendab. Kuna päev on lõppemas, siis teeme ühe lihtsa hingamisharjutuse. Seda nimetatakse anulom vilomiks. Sa teed minuga kaasa, eks?
muidugi, meil on ainult umbes 30 sekundit, aga mida me teha saame? Vaatame, või parem käsi niimoodi. Vasak käsi võib olla niimoodi. Nii et hinga sisse pane üks pöial siia. Sulge ninasöör. Hinga välja. Sulge ninasöör. Hinga teisest välja. Teine ninasöör. Loodan, et meie vaatajad teevad seda koos meiega ja hingavad mõnusalt välja, kui me selle saate lõpetame. Seili, ma tunnen end juba palju lõdvestunumana. Aitäh, et olid minuga stuudios. Ja ma kutsuksin taas kogu teie publiku joogataritusele. Aitäh, loodame, et nad tulevad kohale. See oligi selle The Rundowni viimase osa lõpp. Aitäh, et liitusite minuga täna õhtul kanalil i24 News.